au tervitada kogu seda seltskonda, kes on kokku tulnud, et ära saata pikale teekonnale armsad Robert, Anet ja Villem. Me soovime kõik teile väga ilusat aega seal kaugel maal, aga teile ikka kõigile seltskonnale palju tervist ja muidugi kõige rohkem tervist nendele sõitjatele. Elagu nad ja olgu nad meie seltskonnas peaaegu aasta pärast tagasi. Nägemist! Ärge ära unustage, eestlane ütleb alasti hõissa alasi. Hõissa! Imeline. Ütle nüüd üks elutarkus. Hoia ennast, siis hoiab Jumal ka sind. Aga ütle siis mõni vanasõna ka. Just kui ma teaks. Vaat elus on nii, et vahel on ees kitsas purre, kes saab üle, kes kukub alla. Mis see purre on? Purre on kitsas sild. Üks kitsas laud üle sügava kraavi. Mõni saab üle, mõni kukub. See on saatus. Robert saab. No tule, Robert. Sina saad, sinu käes. Ei viska pattu. Aga super, väga hea valmis, aitäh. 3 on joogid, 2 on söögid ja me anname igale tiimile siis proovida. Ja teie asi on siis panna kirja, ära arvata, kas tegemist on Austraaliast pärit tootega või ei ole. Teeme väikse slängivooru. Ühesõnaga ma küsin 7 sõna ja siis teie asi on siis panna sellele nii-öelda eestikeelne tähendus. Nii, lähme edasi. Järgmine sõna on chokers. Järgmine sõna on stubby. Esimene jook. Kõik, kes panid, et on Austraaliast, saavad õige. Ema ütles, et see maitseb nagu mädra kusi. Mära, jah. Chokers on siis, kui midagi on väga täis. Ehk siis baar on näiteks inimestest täis. Ehk siis bar is chokers. Kes see siis kui palju punkte sai? Kõige kokku. 5,5. 7,5. Mirt ja Katja, palju saite? 8. Jäite viiki, juhei. Luha antakse homme ära ja nüüd on kolimine. Osa asju tuleb minu korterisse viia, osa asju tuleb agerisse viia. Lihtsam viia siit otsa, mitte hakata keerama. Põhimõtteliselt asjad on peal. Viimane nädal algas täna. Või homme algab viimane nädal. Nüüd siis see kast õue. Tegi kirjutus või? Ja Kaisa saab kõige suurem oli. Oota, võib-olla ma tahan ka siit midagi. Vaata, kas sobib oleks? Mis see on? Mis seal? Taha vist midagi tegelikult. Meil on siin tükkis paska peal. Sten, oled juba ära harinud selle hullu perekonnaga, kuhu sa oled 2 jalaga sisse. Õnneks on homme tööpäev. Ma ütlesin juba, issand, kui palav ja tuult üldse pole üldse. Mõtle nüüd ruttu. Tasub seda kummutust siis nüüd ära viia või? Ja mul on pehme. Nii, vaatame, kas see läheb. Ta peaks minema. Oleks võinud päik. Ma arvan, et see on
Kohilas. Madrats tuleb kohe järgmise käruga. Vaata, seal pagassis on 2 seda lauanuppu. See on meie koer. Ma tahan ta nimeks panna Mango. Väike Mango. Mirdi tuppa ei tohinud kõvera lasta. Robertil on allergia. Siin on ka väike Mango. Esimesed hetked uues kodus. Nüüd ole aega, saame sinuga sõbrake. Ma ei oleks arvanud, et Eestis otsade kokkutõmbamine on nii keeruline tegelikult. Nii palju asju on vaja ära teha ennem kui ära lähme, täpselt nädala aja pärast. Ja praegu tulin krundile muru niitma ja pärast seda on korteris vaja asju teha. Et vaatame, kuidas see tänane päev välja jookseb. Anet ja Robert annavad täna Luha maja ära, ehk siis nad tulevad Hagerisse nüüd nädalaks. Et saab olema väga fun see elu. Ma vaibin seda täiega. Tee niimoodi ka. Tee niimoodi ka. Tee niimoodi ka. Ma vaibin seda täiega. Toonekured on lahedad. Okei, ja sain niidetud mingi veits üle tunni ajaks ainult. Ja mõtlesin, et räägin siis ühest projektist, mis minust maha jääb. Selleks on siis korter, mille ma ostsin maikuus, kus on vaja siis remonti teha, 2-toaline korter. Esialgu ma arvasin, et ma saan selle valmis. Lõpuks ma seda valmis ei ole saanud. Nüüd pean siis otsima selle nädala jooksul ehitaja, kes selle ära teeb. Korter on ise niisugune. Siin on siis elutuba. No see on köök igatahes. See tuleb siis L-kujuline köögimööbel. See on siis magamistuba. Siseuksed magamistoale ja vannituppa. See on köögimööbel, kõik põhimõtteliselt siin see asi on köögitehnika, mööbel. Vannitoaplaadid on ostetud. Töövahendid, mis mul siin on kõik kokku laenatud kuskilt. Need pean see nädal tagasi viima ja prügi ära viima, pluss ma pean veel keldri tegema tühjaks, sest et hakkab radikate vahetus järgmise aasta alguses või pigem suvel, ma arvan. Ja siis on vaja, et kelder on tühi. Vannitoas on niisugune olukord. Karkass on põhimõtteliselt valmis ehitatud. Torud on korralikult ära tehtud. Üks veeavarii mul siin juhtus seda vana vannituba lammutades. Tööd on siin veel kõvasti. Jürgen on huvitatud siia korterisse kolimast, kui see valmis saab. Ja kes siis Jürgenit ei tea? Kõik teate Jürgenit. Päris crazy. Lähme padelit mängima. Emil ja Kaisa tulevad ka. No Mirt, räägi kossi. Mida? Mingit salajuttu, räägi taga sellest. Ma ei tea, pole eriti midagi. Võta Mirt. Hästi. Rahvusvaheline juhiluba on käes. Niisugune ta välja näeb. Ma ei tea, kas näete. Sain teada, et kui ma nüüd Aussis tahan teha näiteks mootorrattalube või veokalube või mida iganes teise kategooria lube, mida mul ei ole, siis need on võimalik pärast Eestisse üle kanda, juhul kui mu sissekirjutus on olnud lubade tegemise ajal Austraalias. Aga kui ma ei muuda sissekirjutust, siis pean Eestis uuesti eksamit tegema. Ja praegu siis valin seinavärve. Ülimalt keeruline, aga õnneks on ekspert Anet sisekujundajana abiks. Ta ei saanud ise kaasa tulla, sest et ta on juuksuris. Eks ma siis pean neid valima siin nüüd hakkama. Ja siin on siis valik. Me võtame sellist rohelist tooni pigem. Ja siis on vaja veel osta parkett ja võib-olla midagi veel, mis praegu meelde ei tulnud. Ja võtsin juba ära siis ka peenpahtli Knaufi Fill and Finish Light 4 ämbrit. Tulin siis valima parketti, mis võiks sobida.
tahaks midagi sellist keskmise tumedusega, mitte heledat, mitte tumedat. Keeruline on see asi, ma ütlen. Ja kas näiteks see? Tea, see kaamera jälle moonutab seda valgust. Saa teile näidata korralikult. Ma ei tea. Ei, see ei sobi. See ei sobi kuhugi. Ei tea. Alusmatti on vaja 2 millimeetrist. Okei, valisin parketi välja. Niisugune parkett tuleb siis. 24 pakki parketti on peale laetud. Eks korteris saab olema huvitav seda maha laadida. Aga valisin välja ka seinapaneelid, niisugused 5 pakki pean neid võtma. Vaadake, kuidas Anet ja Kaisa tööd teevad. Aga Kaisa, kui sa siia korterisse tuled, siis sa saad täpselt aru, et see on minu kujundatud korter. See on väga minu vibes. Okay. Puurkaevutrass lekib, pidi lahti kaevama. Aga nüüd saime siis teada, 2 pumpa oleme ära vahetanud, mingi savi on sisse tulnud, vett ei tule, survet ei ole. Ja siis nüüd selgus, et on hoopis leke siin trassis. Pidi kõik lahti kaevama. Aga kuna täpselt ei teadnud ka, kus see leke on, siis hakkasime lihtsalt ühest otsast minema ja õnneks oligi kohe esimene liitmik. Lõpetasime sellega, leidsime lekke koha üles. Fun. Abiline. Kodukohvikute päev, Kohila hoovide päev. See aasta meie idee. Aga Mango tuli kaasa täna, esimene välipäev. Ennem käisime Konsas. Anet ostis Pudipadi poest talle uue kaelarihma. No, kuidas maitses? Kiluvõileib oli hea nagu alati. Tõeline eestlane olen. Me käisime kortermajade juures kohvikus, siis me käisime mõisas, me lähme mõisa kohe etendust vaatama, siis me käisime Männilastes, seal oli väga tore. Ja mina sõin friikartuleid ja krõbekana. Ja krõbekana oli väga maitsev. Ja nüüd me oleme supitamas. Love you too, baby, love you too. Suur aitäh! Väga suur aplaus! Tegime eile Emiliga pitsa taigna valmis, nüüd on viimane lõpp ära teha pallid ja küpsetamine. See on gochujankana. Mingid muud pestot. Annate pestot ja mina arbuusi feta salatit. Ja filmis üles siis saad video pealt vaadata. See on ka 4 juustu veel. Ja siis üks oli Selverist, üks oli Prismast. Okay. Me mängime praegu mängu küsimuste mängu Aussi kohta. Tulen! Mis töö on nende esimene töö? Mida nüüd ka veidi? Sa oled ka väga täpselt. Sul nüüd Vilja Vakkas, kas sul tuli närv? Närvi võpatus, kõik lähevad ühte kohta. Grupp on hea või? No, lähme. Nii, asjad siis, mida võtan kaasa Austraaliasse. Riideid eriti palju ei ole. Mõned lühikesed, mõned pikad, sest et seal on veel talv ja kevad nii-öelda algab. Et jope kaasas, ühe kotti ostsin juurde, dokumendid, mõned nänni asjad. Hanner kinkis hulgi ja ainult siis ühe seljakotiga. Douchebaagi seljakotiga lahen 30 liitrisega. Nii et Austraalias näeme.